siiski meil siin tabel võib-olla oli natuke eksitav, Pärnu jalgpalliklubil on 5 punkti ja Vändral 4 ja vahepeal läks kohtumine käima ka, seda siis Pärnu jalgpalliklubi palliga panemise. Vahepeal on Vändraga tulemas. Mis siit tulemas on? Kähr palliga. Läheb siin kasti ka ja tuleb hea sööt ka ja saab siit Peips löögile, aga päris nii ka ei saa. Kähr ja Pärnale see pall. Nüüd palliga uuesti kastis ka, nüüd ei kuku, nüüd läheb lõpuni ja ohtlikult lööb sealt. Siit tulemas ja antakse ruumi ka tulemiseks. Nii vastu läheb kergelt mööda siit ja tuleb kasti ka, kas nüüd tuleb esimene ja nüüd ei tule esimest. Ei tule esimest siit. Pärnat. Mis nüüd siin tehakse? Oi, kui kavalalt Pärn jääb sinna ja tulebki esimene ära. Ja tulebki mängu esimene ära ja oi. Ja mida teeb Pärnu jalgpalliklubi siit? Oi, kas nüüd Pärn tahtis ka niimoodi, et jääb sinna nüüd ootama seda palli, aga sinna ta jäi ja ükski Pärnu jalgpalliklubi mees seda tähele ka ei pand. Ja suluseisu mäletavasti sellisest olukorrast ei tule, kuna Novikov leiab siit läbisöödu ka, tuleb löök, aga seal on Kallaste olemas. Nii, nüüd leidis kedagi muud ja Kanter jätkuvalt palliga seal kasti piiri peal, läheb löögile ka ja läheb napilt see löög. Uuesti pall kastis, aga Pärnu et seda klaarivad või siiski mitte. Pärn saab selle palli jällegi selja tagant, tal on mingid trikid ja nüüd proovitakse kõhuga lüüa, aga saab hoopis kõhuga värava söödu kirja ja Kähr on see mees, kes viib Vändra Vapruse seda kohtumist 2-0 juhtima. Jällegi õnne oli jällegi palju Vändral, aga no nagu öeldakse, õnne soosib tugevamaid. Kas ma arvan, et see viimase 20 minuti jooksul oli see vaata, et kõige ohtlikum olukord ja nüüd tekitakse ise neid ohtlike olukord. Novikov leiab Pärnat. Pärnat otsib seal, kas otsis Kaunistet. Kauniste proovib kaugelt ja ei lähe palju mööda. Meks on number 21, Reimo Madissoo. Kasti kaha ja kohe saab proovida Madissoo. Muutu taha, aga meil on ka raske. Raske mäng FC Elvaga tulemas ja Pärnu siit saab. Ja palju pink mongi jällegi ja nii see ka lõpeb. Vändra Vaprus võtab siit justkui üsna kindlalt 2-0 võidu ära ei olnud. Pärnul just tead mis palju võimalusi ei olnud ka tegelikult Vändral enam nii palju võimalusi.